ma ei arvestanud sellega, et mina pean natuke juhtima täna. ja siis ma loen pigem selle, mis jumal mul eile hommikul kõneles, et selline alustuseks, et ikka on hea jumala sõna nii-öelda natukene murda, aga mis on veel parem, kui otse taevast tulnud jumala sõna ta esile tuua, ja nagu ikka, selles mõttes ta hakkab rääkima täiesti kohas, kus ma ei oota, et ta räägiks, et pigem ootad hing ootab seda, et räägi selle olukorra kohta, kus ma olen. Aga ta rääkis hoopis midagi muud, et ma loen selle ette, et hoia minust kinni, sest päevad on täis tuult ja rahet ning ööd on ärevad, aga mina olen teie pelgupaik. mina kogun teid kokku oma kaitsvate tiibade alla ning minust te leiate varju. on aeg, kus mina kogun kokku need, kes on minu omad, kogun kokku need, kes kuuluvad minule. ei piisa enam suusõnadest ega vägevatest tegudest, vaid üksnes need, kes tõeliselt armastavad mind ja näevad mind oma pelgupaigana, tõmbavad ennast minu lähedale. Need ajad ei tähenda, et kõik peavad kannatama. Need ajad ei tähenda, et sõda jõuab kõikjale. enamus jäävad puutumata sireenidest ja plahvatusest, aga ärevus ja hirm on vallutanud maad. teadmatuse kartus on inimeste südametesse pugenud ning see, mis nad sellega teevad, on see, mis minu omad välja sõeluvad neist, kelle süda ei kuulu minule. kuhu pöördutakse nendel hetkedel, kas minu poole või ahastuse poole? sellel ajal, kus on hirm vallutanud meeled, lasen mina valla oma rahu oma laste üle. minu rahu saab olema kui vaip üle nende, kes on minu kojas. tahan, et tõstaksite pea ning ei vaataks enda ümber olevaid sündmusi hirmuga. tahan, et lõpetaksite hirmu külvamise. tahan, et oleksite rahuks ja majakaks neile, kel puudub tugi. igas situatsioonis peate jääma rahuks ja säilitama oma kõikumatuse. ega ma niisama räägi teist kui Liibanoni seeritest, kui sitketest puudest, kes ei anna järgi tormituultele. Teie peate olema need puud, kellele vaadates saab aru, kui tugev torm on õues. kui vaadata üksinda seisvaid õrna puukest, siis see kõigub ka kõige väiksema tuule käes. olge need puud, kes vaevalt kõiguvad ka kõige valjema tormi käes ja isegi siis, kui tuul on väga vali, siis te ei murdu. olge need, kelle järgi prognoositakse, kui halb on tegelik ilmastik õues. kui teie ei kõigu, siis välja vaadates saavad rahu ka teised. see on tõeliseks tunnistuseks minu rahust teis. Amen. et see on kummaline, kui ta mainis Liibanoni seedreid. ma tean, et piiblis räägib nendest puudest, aga ma pole kunagi uurinud, mis puud need täpselt on. ja kui ma kirjutasin nagu selle tormituulte kohta, et isegi kui on väga vali tuul, et need ei murdu, siis ma vaatasin natukene nagu just need Liibanoni seedrid, et mis puud need on. ja nad on tõesti, need on väga majesteetlikud puud ja nad on väga sitked ja nende üheks tunnuseks ongi see, et nad ei murdu. Nad ei murdu tormituulte käes. Nad peavad vastu, nende tüvi on väga tugev ja jäme, et nad kasvavad 30-40 meetri kõrguseks. ja, ja ma saan aru, et järelikult see, mida Jumal räägib, kuna mina ei ole kristlikes foorumites Facebookis, mind absoluutselt ei huvita, mida kristlased jagavad ja niimoodi, sest enamasti 90% see on hullem kui maailma nii-öelda see hirmu jagamine. Seal on omad agendad, omad mingisugused versioonid, omaenda nägemused, asjad. aga ma saan aru, kui Jumal midagi sellist räägib, siis tõenäoliselt tema näeb, et need, kes peaksid olema rahuks, need, kes peaksid olema nii-öelda need ilmaennustajad, need prognoosijad, ehk siis kui inimene, kellel ei ole kas tugev suhe Jumalaga
või siis ei ole üldse Jumalat, siis kui ta vaatab välja, ehk siis tegelikult, kui ta vaatab meie peale, siis ta selle järgi saab aru, kui tugev ja kui vali tegelikult torm väljas on. ja sealt tema saab rahu, sealt tema saab tuge. kui kristlane, kes peaks olema rahuks, kes peaks olema nii-öelda selleks rahumajakaks, selleks, kes kannab rahu iseendas, aga külvis paanikat, külvab hirmu, külvab seda, oo, mis nüüd saab, appi, appi, siis inimene, kellel ei ole tugev suhe Jumalaga, siis tema vaatab nii-öelda vaatab nende peale, kes peaks olema rahusaadikud ja vaatab hoopis, et vau, kui nemad nii tugevalt on hirmu täis, kui nemad niimoodi kõiguvad, siis on asi ikka päris hull. Ja siis see nii-öelda annab sellele meelevallale, milleks on hirm, milleks on ahastus, see annab veel tugevamat nii-öelda seda tuulepuhangut, nagu veel tugevamat jõudu sellele tormituultele. aga kui meie, kes peaksime olema rahusaadikud, oleme tõesti need Liibanoni, need seedrid, siis ja kes võib-olla väljas on väga tugev tuul, aga meil vaevalt okkad kõiguvad, nagu tüvel ei ole mitte mingit kõikumist näha, siis see on nagu, no inimesed vaatavad, kuule, et võib-olla tõesti asi ei ole nii hull. kui seltskonnas, kui hakatakse rääkima, mis toimub ja kui meie oleme kaasa ja ei tea ja appikene, ma ei tea ja siis see külvab, me peaksime olema need, kes on nii-öelda ankrud nende inimeste jaoks, kes tõmbavad nii-öelda sellele jutule, sellele paanikale piduri peale. me nii-öelda laseme ankrul põhja kukkuda ja me ei luba sellel tuulel seda laeva veel kaugemale selle ookeani peale või selle pimeda mere peale viia, vaid meie oleme need, kes hoiavad ankrut maas ja ei luba sellel ahastusel, sellel hirmul, sellel paanikal seda enam edasi viia, vaid me tõmbame ankru maha ja me räägime rahus, me räägime tugevuses. Me räägime nii, et nagu, et me tõeliselt ka usaldame Jumalat, et see ei ole midagi, mis me ütleme headel aegadel, vaid see on see, mida me tõesti räägime siis, kui väljas on need ajad, nagu praegult on. et see oli minu jaoks nii hea kinnitus pärast lugeda Liibanoni seedrite kohta ja saada aru seda, et okei, et kui Jumal näeb meid majesteetlikena, sihvakate sitketena, kes ei kõigu, et isegi siis, kui on väga vali tuul, mis paneb meid nii-öelda kõikuma, aga me ei murdu, me ei anna järgi sellele, me ei lähe, me ei tõmba ankrut põhjast välja ja me ei lase, okei, et kuna nii hull on, et okei, me laseme rahulikult triivida, sest hing tahab väga kangesti kohe minna kaasa selle kõigega, minna kaasa nende ahastusjuttudega, olla väga paljudel võib-olla sellist seltskonna, olla nagu seltskonnaga üks, kui on võib-olla sellist hüljatust, eemale jäetust, siis väga lihtne on tulema ka võib-olla sellele, et minna kaasa, et olla, tunda selle grupiga üks. aga Jumal kutsub väga selgelt praegusel ajal olema rahuks, rahumajakateks inimestele. et need, kes tõesti ennustavad, et nad ennustavad meie järgi, nad prognoosivad meie järgi. ja ma arvan, et see on printsiip, see on Jumala printsiip, mis on tegelikult ka, et on päriselt niimoodi, me võib-olla mõtleme iseenda kohta, ah, mis mina tean, olen selline tavaline õpetaja või kasvataja või poemüüja või mina selline lihtne tööline, ehitaja või laotööline, et mis majakaks ikka mina olen, mis mina ikka nii väga siin saan muuta. aga kui Jumal näeb meid absoluutselt kõiki igat ühte selle Liibanoni seedrina, selle vägeva puuna, siis tõesti, siis järelikult see on Jumala printsiip,
mille järgi ka vaimne maailm kehtib ja mille järgi inimesed võib-olla ka alateadvuslikult liiguvad. ja, ja kui nad näevad meid olema selles ajas rahuks, tugevuseks, toetuseks, toeks ja räägime püha vaimu rahu sõnum, mis tähendab seda, et kui see jutt tuleb kollektiivis, töökollektiivis või sõprade seltsringkonnas, kui ei ole, see võib ka kristlaste seltskond olla, kus see jutt tuleb ju. Et see ei pea olema tingimata maailma inimesed, kes hakkavad rääkima ahastuses või hirmus, et ka kristlaste seas on väga palju seda. Ja kui me tõesti oleme nagu nendeks tugevateks puudeks selle kõige keskel, et me suudame vaigistada sellel ahastusel ja kõige selle nii-öelda edasi triivida. et, et tõesti, et mitte kaasa minna kõige nende postitustega just selles samas vaimus, selles samas, mida külvatakse, vaid kui keegi on see, kellele meeldib kaasa öelda midagi, siis tõesti püha vaim ilmutaks, mis on need rahusõnad just sellel hetkel, mis on vaja välja öelda või sõprusringkonnas või töökaaslaste seas, et mis on need sõnad, mis sellel hetkel on tõesti need õigel ajal öeldud sõnad, et mis lõikab läbi selle meelevalla, mis lõikab läbi selle vaimu, mis selle taga on. sest et ma näen seda, et meil Rootsis ja Eestis ei ole sõda. Meil on natukene kütusehinnad tõusevad ja muud võib-olla kellelgi on lähedased, on võib-olla kuskil praegult või on kuskil kinni, et ei saa selle Ameerika rünnaku pärast ei saa veel koju. aga ma näen seda, et suurem osa, nad käituvad nii, nagu oleks juba sõda. Nad elavad omaenda hinges selle sõja juba tegelikult läbi. Või nagu öelda, nagu nad on oma hinge viinud juba sinna sõja sisse. Ja tegelikult, mida hing tunneb, kui vanemad näiteks on tegelikult iseennast viinud mentaalselt juba sinna sõja sisse läbi hirmu külvamise, läbi ahastuse, läbi kõikide juttude. Näiteks, mida see teeb väikeste lastega, kes kogevad seda, eriti veel imikud, kes on väga lähedal emale ja kui ema, kes on ennast viinud juba sõjaseisukorda oma hinges, oma südames, siis mida tegelikult see väike laps kogeb? võib-olla see väike laps kasvab juba üles nagu selle kogetusega nagu sõjal nagu läbi nagu oleks juba läbi elanud mingit sõda. Kui nagu lapsed on nii tundlikud vanematele, siis see kandub edasi ja see kandub lastele edasi. täpselt seesama, see hingeseisund. Et selles mõttes ma usun, et Jumal tõi põhjusega selle just, et meile enda võib-olla öelda, et nagu vaadake, mida te räägite. Vaatame kõik, mida me räägime, et me ei läheks kaasa. see on nii lihtne on minna, tunda ennast sinna gruppi kuuluvana või kui on 10 inimest koos, kes kõik räägivad ühel teemal ja mis mina hakkan siin mingit muud teemat, aga piisab ühest lausest, mis on püha vaimu käest ja see tõmbab piduri peale ja see ei lase seal asjal edasi triivida. võib-olla vaadatakse, kuule, tegelikult ei ole jah üldse hull. et see on nagu, meil ei ole ju seda, miks me läbi elame seda, okei okay,, mingid hinnad tõusevad, no peab natukene võib-olla vähem autoga sõitma või püksirihma natuke koomale tõmbama, aga me ei pea põgenema. me ei pea kuhugi minema. me võime olla vabad ja vabalt liikuda. et selles mõttes, et usun, et see on vajalik hoida seda suhtumist, et me oleme rahu.
me oleme need rahumajakad, kelle eesmärgiks on anda tuge ja toetust neile, kellel ei ole seda tuge ja kellel ei ole seda suhet Jumalaga. nii, kõik. Kas kellelgi on midagi lisada või? mul on just nagu see tunnistus, kas on kuulda? jah, just see tunnistus sellest, et just täna tööl üks klient oli ka kristlane ja ta reisib muidu hästi palju. tal on aprillis on üks reis tulemas, mis on nagu selles, sa koged seda hirmu, kus on nagu, kuna meie lähme ka laupäeval reisile, siis nagu sa, noh, sa tunned, kuidas see hirm, millest tema nagu koges, sa nagu tunned, kuidas see nagu tahab nagu üle tulla, aga ma arvan, et mul ei olnud veel nagu sellel hetkel seda veel tarkust nagu, et kuule, et aga et ära unusta, kes on meiega. et see hirm on väga, väga tugev inimeste sees praegu. see on jah täpselt see, et kui, eriti kui ei julgeta isegi lähedal asuvatesse riikidesse lennata, et see on tõesti, et ma usun, et Jumal näeb, et meie peame olema nendeks, kes selles olukorras lõikame läbi selle, eriti veel kristlaste seas, eriti veel nende seas ja tuletama meelde tõesti, et ärge unustage, kes on meiega. Amen.